Täna on mul külas Tööinspektsiooni ennetusosakonna juhataja Kaire, kellega me räägime sellest, et mis on Tööinspektsioon, kes sinna saab pöörduda ja milliste murede korral. Tere, Kaire! Tere! Alustamegi siis algusest. Mis on Tööinspektsioon? Tööinspektsiooni suur eesmärk on ikkagi ju, et see töötaja, kui ta läheb tööle ja õhtul töölt tagasi tuleb, et ta on endiselt terve. Seda nii füüsilises kui vaimses mõttes. Ja seetõttu Tööinspektsioon, millega ta igapäevaselt tegeleb, meil on siis selline ennetuse ja nõustamise osa, et töötajad ja tööandjad enne, kui nad üldse kas siis oma tegevust alustavad või lepingut hakkavad sõlmima, saavad meie poole pöörduda, meie käest küsimusi küsida. Hästi suur osa Tööinspektsioonil on järelevalve pool, et järelevalve käib siis ettevõtetes, vaatab, kas kõik on hästi ja kui ei ole hästi, siis saab tööandjatega juba läbi rääkida, et mida siis paremini teha. Ja kui töötajale tööandjal on suusad juba risti läinud, siis saab pöörduda töövaidluskomisjoni poole. Nagu ma aru saan, siis Tööinspektsiooni poole saavadki pöörduda töötajad ja ettevõtted. Jah. Suures plaanis küll, et kõik töötajad, kõik tööandjad, kõik võivad meie poole pöörduda, kõik saavad helistada meie nõustamise liinil, kuhu saab lihtsalt küsida anonüümselt küsimusi, saab kirju kirjutada, juristid vastavad, töökeskkonna küsimustes saab täpselt samamoodi meie poole pöörduda ja tööandjatel on veel selline lisateenus, kus meie töökeskkonna konsultant võib tulla ettevõttesse ja koos siis saavad sellise ettevõtte üle vaadata ja vaadata, mida saab paremini teha, saab nõu küsida ja konsultandid siis annavad nõu ja teevad ka siis sellise kirjaliku kokkuvõtte hiljem, et kuidas siis ja mida parandada. Kas see pöördumine teie poole on siis tasuline või hoopis tasuta ikka? Ikka täitsa tasuta, et nii nõustajate poole kui konsultantide poole saab pöörduda täiesti tasuta. Järelevalve loomulikult tuleb tasuta, teeb oma järelevalvet ja tegelikult ka töövaidluskomisjon on tasuta, et nii avalduse töötaja või tööandja täidab ise avalduse ära, ise ta esitab, ise ta läheb ka koha peale seda avaldust või see vaidlus siis lahendama, aga ühtegi lõivu ega midagi sellist ei ole, et lisatasusid tegelikult ei pea kaasnema. Kui just töötaja või tööandja ise ei taha endale ka siis juristi või advokaati kaasata, aga see ei ole kindlasti kohustuslik. Aga millised ongi need kõige populaarsemad küsimused või mured, milles teie poole pöördutakse? Kahjuks on endiselt jätkuvalt saamata jäänud töötasu, et jäetaksegi töötasud maksmata, kas siis on leping olemas ja töötasu ei saada, paljudel juhtudel ei ole ka lepingut olemas, on juhtumid, kus leping on olemas, aga töötaja väidab, et nad suuliselt leppisid kokku suuremas palgas, kui tegelikult lepingusse sai, et see on selline hästi suur plokk, millega tegelikult meie poole pöördutakse. Ja siin tuleb töötajal endal tegelikult pöörduda töövaidluskomisjoni poole saamata ainult töötasu nõudega. Ja teine suurem küsimuste plokk, mis meie nõustamisjuristideni just jõuab, on kõik võimalikud ülesütlemised, kas siis maakeeli siis vallandamine, ehk siis erakorraline ülesütlemine, koondamised, töötajad ise on erakorraliselt üles öelnud, kui tööandja on midagi valesti teinud, rikkunud oma kohustusi. Ja siin ka lõpuks pooled ikkagi lähevad töövaidluskomisjoni ja seal siis vaieldakse, et kellel rohkem siis õigus oli. Ja ma võib-olla kolmandana tooks veel välja isegi mitte selle, millega nõustamisjuristide poole pöördutakse, aga et Tööinspektsioonile tehakse vihjeid nii töötajate poolt, vahest arvan kui tööandjate poolt, aga ka üldjuhul tõesti töötajad saavad meile vihjeid teha ja tegelikult ka täiesti tänaval kõndivad kodanikud, näiteks kui ehitusobjektide puhul midagi jääb silma, töökeskkonnas on midagi valesti, töö- ja puhkeaeg ei ole päris õigesti reguleeritud, et sellised vihjeid saab meile anonüümselt teha ja vihje jõuab siis inspektorini. Kas töötajad teavad oma õigusi ja kohustusi hästi või pigem ongi nende pöördumiste taga see, et on selline vähene kommunikatsioon tööandja ja töötaja vahel? Nii ja naa, et on täiesti selliseid täpsustavaid küsimusi, et kus töötajal on kõik selge, aga tahaks natuke täpsustada, kas siis, ma ei tea, kas töö- ja puhkeaja puhul, et kas on nüüd nii või naa, eks ju.
ja on küll jah selliseid küsimusi, kus igale poole on alla kirjutatud ja siis tekib küsimus, et aga mis nüüd saab. Ja ka õnneks on ka neid küsimusi, kus ikka küsitakse ennem, kui hakatakse alla kirjutama. Et eks see teadlikkus on selline üsna kõikuv erinevates gruppides. Info iseenesest on ju laialt kättesaadav. Sellised põhilised tööõiguse alustalad on internetis tegelikult ju leitavad. Et ma ei oska öelda, kui hästi see töötaja teadlik on, kui nüüd üldistada, aga ma ütleks, et turul on teadlikke töötajaid ja kahjuks mitte nii teadlikke töötajaid ka. Aga lõpetuseks, kust siis internetist infot leiab just tööandja? Või siis ka töötaja? Nii tööandja kui töötaja tegelikult leiavad Tööinspektsioonil on selline leht nagu tööelu.ee. Seal on hästi palju artikleid, mis siis selgitab nii töösuhteid kui töökeskkonda. Saab helistada Tööinspektsiooni nõustamisjuristi numbrile esmaspäevast reedeni 9:30 ja saab meile kirjutada jurist@tei.ee täpselt samamoodi nii töösuhteid puudutavates küsimustes kui tegelikult ka töökeskkonda puudutavates küsimustes. Nii et võimalust oma küsimustele vastuseid leida on mitmeid. Jah. Aitäh sulle! Aitäh! Ole kursis töömaailma teemadega. Kliki telli või subscribe ja näe kõige uuemaid videoid esimesena.